Aga nüüd juba kõige tähtsama osa juurde, sellepärast, et minust vasakut kätt seisab meie inspiratsioonipäeva avakülaline. Ta on naine, keda lapsena kutsuti nõiaplikaks. Sellepärast, et 10-aastaselt sai ta välguga pihta, mis käis läbi kogu tema kehast. Ning sellest ajast alates on ta seda nõia poolt endas arendama hakanud. Juba 14-aastaselt pani ta kaarte ning luges oma sõprade alateadust selleks, et aidata neil jõuda parema tulevikuni. Ning lisaks on ta tegelenud ka pärimusmeditsiiniga. Aga tal on sulle ka väga head auhinnad välja pandud ning need on siis tema raamatud Ma ei ole hullult lahe, Mina pildi restart ja eelmüügis olev Ma ei ole hullult ilus. Ja lisaks ka veebiloeng Väline ilu algas sisetundest. Aga me oleme terve aeg kuulutanud välja, et meie esimene külaline on Kati Suun. Aga tegelikult on meil kohale jõudnud äsja abieluranda jõudnud Kati Torim. Nii et palju õnne meie tiimi poolt ja tere tulemast Kati Mari-Liisile sõna palun.
tere tulemast tagasi. Loodan, et sul oli põnev vaadata neid telgitaguseid, mis meil eelmisel korral toimus ja nagu Kerdu sisse juhatas, siis meil on esimene külaline kohal. Tere tulemast siis Kati Torim. Tervist. Et välja on kuulutatud Kati Suun, aga nii on, kui vahepeal juhtuvad elus väga toredad asjad. Väga lahe. Aitäh sulle tulemast. Et meil on seekord mõnusalt üle tunni aega, nii et me võime täitsa rahulikult siin võtta, vett juua ja väga rahulikult nendesse teemadesse süveneda. Sina, kallis kuulaja, ole nii kena. Kui sul miski kommentaar on hingel, mingi küsimus on hingel, siis pane see julgelt chatti. Minu armas meeskond tegeleb nendega. Ja pärast on meil ka ju küsimuste voor, nii et võib-olla on see sinu küsimus, mis mulle siia arvutisse ilmub. Aga Kati, hästi oluline teema, et miks mina seekord tahtsin võtta teemadeks ka sellised igapäevased siis enesejuhtimisoskused on üks põhjus on ka selles, et no mina olen nüüd selline 10+ aastat sellisel enesearengu teekonnal olnud ja ja on muutusi toimunud kindlasti väga palju, muidu ma ei julgeks sinuga seda intervjuud siin tehagi, on ju. Aga ikkagi väga raskelt toimuvad need igasugu harjumuste muutmised ja kuidagi see nagu teisi tundub palju lihtsam olevat juhtida kui iseennast, on ju. Ja tegelikult, kuidas mina sinuni jõudsin, oli minu kallis sõbranna Evelin, tõenäoliselt vaatab ka praegu, aitäh, see on tema raamat. Ja tegelikult Evelin, kes üks paar aastat tagasi hakkas ka iseendaga, enda sisemaailmaga ja oma eluga rohkem tegelema, nii-öelda tegi ka siis võib-olla sellise minapildi restardi, eks ju. Ja tema siis ka sattus sinu raamatu peale ja ta juba tükk aega küsis mu käest, et kas sa oled kuulnud midagi Katist, oled sa sellest raamatust, kuna ta teab, et ma loen nagu natuke raamatut, ma ei teadnud midagi. Ja siis ühel hetkel ma nagu tundsin, et kuule, et anna see raamat mulle, siis on ju räägi. Ja siis ma lugesin selle läbi ja siis ma ka meediast leidsin hästi toredaid selliseid mõnusaid intervjuusid sinuga. Ja ma ütlesin, et vot, sa sobid siia tänasesse päeva suurepäraselt. Nii et igapäevane praktiline vaimne enesejuhtimine, hästi lai teema ja keda sõna vaimne hirmutab, siis ära karda, kõik on vägagi praktiline. Aga alustamegi siis sealt poolt, et kõik räägivad sellest mingist teadlikust mõtteviisist, et mis asi see sinu arvates on. Loomulikult igal ühel on tõenäoliselt selle kohta mingi erinev nägemusega. Mis asi see teadlik mõtteviis nüüd siis on? Jaa, mul on ka esiteks hästi hea meel siin olla. Maraton stuudio on minu nii-öelda selline kodustuudio, alati kui midagi on vaja teha, siis me kuidagi teemegi siin, tuttavad ka ja juba see on väga hea, et ei ole väga vaimset enesejuhtimist täna vaja, et väga mõnus ja kodune on olla. Ja mõnus on rääkida just teatud kindlale sihtgrupile ka, et just nagu natukene pered ja emad ja see laste kasvatamine sisse tuua, et mul ka kodus tipptunnil 4 last vanuses 7–14 on ju jooksevad ringi, et see vaimne enesejuhtimine, minu valdkond ei olegi väga lai, minu valdkond on pigem isegi juba kitsamat sorti, et kuidas igapäevaselt juhtida stressi. Ja see võtab tegelikult kõik kokku, sest stress on siin, et jääda, see on niikuinii, et kuidas siis nagu oma ambitsioonidele, siis oma ambitsioone mitte ära kustutada samal ajal, kui sa lapsi kasvatad, ei tea, nüüd ka kodu ehitad, eks ole, abikaasa peaks olema ja et nagu 100 asja korraga, et kuidas ma saaks elada nii, et ma tunnen rõõmu sellest, et ma saan siia tulla, ma tunnen ennast nii hästi, et ma tunnen nagu häid tundeid, on ju. Et see vaimne enesejuhtimine ongi igapäevane enesejuhtimine, aga läbi siis, et miks hästi palju on küsitud, et miks sa paned selle vaimne enesejuhtimine kokku, et on ju enesejuhtimine on ju vaimne terviseks. Aga Sisekaitseakadeemias ma õpetangi sellist eriala, nagu on vaimne enesejuhtimine ja sealt tulebki mängu see tervik, on ju, et kuidas me igapäevaselt oma tundeid juhime, kuidas me oma emotsioone juhime, ja teadlik mõtteviis on ju lihtsalt see, kuidas ma maailma suhtun tegelikult, on ju.
et kui ma tulen siia, kas ma olen selline, et issand, ma olen jälle siin samas kohas, ma tahaks midagi uut. Või ma tulen, issand, kui tore siin on olla. Ehk siis maailma suhtumine. Et kas ma lasen nagu negatiivsusel ennast mõjutada ja nagu stressoritel või siis ma olen pigem selline positiivne inimene ja lihtsalt saan aru, et stress on ju tegelikult meile väga vajalik asi. Stress on ju positiivne tegelikult, et see on ju kohanemisvõime, et sest ilma stressita me lihtsalt, ma tahaks öelda, et võiksime üksi kuskil metsas elada, aga seal on ka omad stressorid, on ju. Et need ju tegelikult juhivad meie elu ja vaimne enesejuhtimine siis, miks ma olen nagu nii kiindunud nendesse teemadesse just iga päeva. Et hästi palju räägitakse just nagu, tegelikult räägitakse vähe teadlikust mõtteviisist. Palju räägitakse eneseotsingutest ja sellisest nagu muutu ja otsi ja leia ja ela oma unistuste elu ja siis tuleb Tony Robbins oma plakati, kas sa võid olla, kes iganes sa tahad olla. Mina just vastupidi ütlen, et sa ei või olla, kes iganes sa tahad olla, et sa pead olema sina ise ja tegema selle iga päeva endale nagu võimalikult meeldivaks. Et maailma suhtumine jah, et mis ma siin teen ja miks ma teen ja kuidas ma tunnen ennast sellel ajal, kui ma seda teen. See on nüüd pigem see mõtteviis, aga see teadlikkus on siis see, et ma ise nagu märkan seda või et sa saad nagu aru. Et ma adun mingisuguseid asju, et kui ma tahan kellegi peale karjuma hakata, siis ma saan teha teadlikult selle stoppi ja mõelda, kas mul on vaja ta peale karjuda, et äkki on asi minus või äkki on mingi minu stressor kuskilt ilmunud. Et see on tegelikult nagu emotsioonide juhtimise kunst justkui on ju. No see on üsna igapäevane, ma tunnen küll, et see, mille mina seal alguses endale panin, on tegelikult see, et mina nagu tunnen, et mina nagu üha vähem, loomulikult ma olen juba 6 aastat ema olnud, et üha vähem ma oma laste peale nagu nüüd nagu karjun või häält tõstan, aga no tulevad sellised hetked, kus ma ikkagi tunnen, et ise ka hakkab hirmus, et lihtsalt see, et see noh ja siis saadki nagu aru, et appi on ju, et nagu, et nii ei saa, et noh, tema ei ole ju süüdi, eks ju see. See on see, noh, minu kõige vanem poiss saab 14, eks ta on nagu täismees juba, ta minust pikem, ta on 176 sentimeetrit on. Ja ta tegelikult vahepeal ongi niimoodi, et kui sul on endal on tööga on hästi kiire, siis kõik asjad on tegemata ja kui ei oleks veel seda nagu kohaloleku treenimist igapäevaselt, ega mina pean ka endiselt treenima ju. Ma ikkagi lähen mingisugusesse emotsiooni sisse, lähed närvi, hakkad juba järgmisele asjale mõtlema, koer karjub kuskil, sest noh, maakodu, lapsed ja siis peab ju kutsika ka võtma nagu kõik asjad korraga. Mõlemad on lektorid kuskil, ettevõtted, asjad. Tead, võtame kutsika ka veel. Ehk siis, et kuhjame neid stressoreid endale, ikka tahaks ju karjuda. See on loomulik, see on nagu hästi loomuomane inimesele, sest me reageerime. Me tahame selle emotsiooni välja pahvatada ja teadlikkus selle sees ongi see, et sa nagu mina ise võtsin selle koera, ta tahab pissile ja kui ta laseb sinna tuppa selle junni, siis ma lähen ju veel rohkem närvi. Ma katkestan, panen korraks oma arvuti ära, lähen käin ära taga väljas. See ongi enesejuhtimine. Mitte, et sa ei lähe närvi ja siis tekib siuke ahelreaktsioon nagu järgnevatest tegevustest. Ja kui sa veel ei näe seda junni seal, siis sa kõnnid sealt mööda ja siis sa hakkad laste peale karjuma, et miks keegi väljas ei käinud ja siis läheb siuke lumeleviin läheb lahti on ju. Sellega tuleb mulle meelde see lugu, kui ma Ingvar Villide koolitusel käisin, siis ta tõi ka teadliku mõttuse kunst just, et siis seal oli samamoodi, et kõik, kes sinna kursustele läksid, loomulikult tahtsid ju muuta teisi inimesi, oma lapsi ja oma abikaasasid ja no nagu me ikka ju, sina ju kindlasti ei tee seda. et siis seal oli ka tegelikult väga hästi, et seal ka inimesed küsisid, no jaa, et aga näe, ma pean kodus tööd tegema ja lapsed ja tratata, on ju, et noh, et laps tahab midagi, tahab mängida ja siis tegelikult ta ütles, see jäi mul nii nagu hinge, et ta ütles nii ilusasti, et teate, et sellega on nii, et kui sina oled arvuti taga ja või siis tänapäeval oleks väga palju telefoni taga, ma isegi olen niimoodi. Ja et kui laps tuleb sinu juurde ja vajab sinu tähelepanu, siis on see, et siis sa katkestad oma tegevuse. Jah, loomulikult see ei tähenda, et laps sõidab sul kogu aeg üle, aga sa annad talle vähemalt märku, sa ütled talle, et ma lõpetan selle ära või selle ehk, et see on nagu tohutult oluline neile, sest et noh, siis ongi see, et mulle meenub see pilt, kuidas mingi koomiksi pilt on
on tehtud natuke sihuke kurb naljakas, et kui isa tähendab laps muudkui küsib, et issi ma tahan mängida, onju, ja siis ta ei tee seda ja 10 aastat hiljem, kui see laps on 15-aastane, siis isa ütleb, et kuule, lähme sinna ja poiss lükkab ukse kinni, eks ju. Et no, aga see on, et ega 14-aastase poisiga on juba tunnetad, no mina tunnetan seda juba, et aastaid tagasi oligi see, et ma tegelesin hästi palju oma asjadega ja noh, kõik, mis ma räägin täna või kõik, mis ma kirjutan, ongi tegelikult minu enda kogemus, on ju. Et ma olengi tõstnud iseenda töö, mitte iseennast, vaid töö ja selle töö ambitsiooni tähtsamale kohale, mitte oma tervise ja mina ja minu hingerahu, vaid lihtsalt töö, et kuskilt teenida midagi, et osta midagi, mida mul tegelikult pole vaja. Klišee, on ju. Ja lapsed on lihtsalt nagu kasvanud ja mingid aastad tagasi ma mäletan, et Liina Lokko, kes on siis varajase kaasamise keskuse endine tegevjuht, täna on ta siis teeb vist erivajadustega laste poliitikat Eestis, et juhib seda valdkonda ja ta ütles, et vaesed lapsevanemad, et ei teagi, et tegelikult on 20 minutit lapsele piisab jäägitus tähelepanust. Ja see nagu muutis täiesti ära kogu mängu. See on vau, et see on mõnes mõttes see on nagu valgunälg kehale. Et kui sa piisavalt kvaliteetset valku ei saa, siis keha kogu aeg küsib süüa ja siis sa näksid ja siis sa sööd üle ennast. Aga nii kui sa saad kvaliteetse valgu kätte, siis su keha ei küsi sult toitu. Lastega on täpselt samamoodi. 20 minutit jäägitud tähelepanu, vaatad kontakt, oledki kohal, mitte ei mõtle juba, et ja siis ma pean minema autot pesema või mingit poodi või midagi. Et sa nagu tegeled, sa räägid äradega ja see on ka teadlik mõtteviis. See on ka ju tegelikult see suhtumine, et kui ta tuleb koju, sa ei pea küsima talt, no kuidas koolis läks ja kõik. Hästi on ju. Nagu moka otsast ise trükid edasi ja sealt ei saagi tulla ju siirast vastust. Me tead, mul läks koolis nii, ta paneb täpselt sama energiaga vastu. Hästi. Aga kui sa istud taga maha, meil on siuke 5 küsimuse reegel, on ju. Nii tahame kuulda. See on see esimene praktiline väga hea, asi, mida kasutada, on 5 küsimust. Mis oli kõige ägedam asi, mis täna koolis juhtus? Mis oli kõige kurvem asi, mis täna koolis juhtus? Mis oli kõige naljakam asi, mis täna koolis juhtus? Siis ta räägib ära need vastused, on ju. Siis on mis on siuke asi, mida sina kindlasti ei teeks, mida keegi tegi koolis täna? See tegi sealt seda ja see varastas kellegi nätsu ära ja sealt tuleb nagu nii palju infot sulle selle 20 minutiga. Ja viimane küsimus on, mis sa tahad, et homme juhtuks? Ja kogu aeg küsid ja sa saad tegelikult selle info koguse, sa saad selle kohalolu, sa suhtled ja saad aru, et ei tule pärast enam. Ta on jumala savisus, sest ta on saanud selle kontakti ära, on ju. Et me kõik elame oma elu, aga me lihtsalt peame pühendama taktikaliselt seda aega. Ja vaata, kui palju lapsevanemana sina infot saad tegelikult ju. Absoluutselt. Sa ma olen kõik asjad teada saanud, kuidas ma käisin salaja pitsas. Mida? No, vaata, see ongi see, et kõik ju kurdavad, et puberteedid nagu ei räägi ja lapsed ei räägi, mis toimub, on ju, et tegelikult mina veel ei ole, eks ma saan 10 aasta pärast paremini rääkida, aga ma olen ka kuulnud, et see täpselt see kontakt on see, mis on nagu hästi oluline ja see on okei. Nii, nüüd me teame, mis on siis teadlik mõtteviis ja selline vaimne enesejuhtimine. Väga paljud praktilised näited on siin juba läbi käinud, on ju. Nüüd on, see tuli ka tegelikult välja, et miks seda elus siis üldse vaja on ju tegelikult, me kõik sul on tahame. Paremad suhted ja sa elad ilusat elu, kui sa oskad ennast vaimselt juhtida. Et sa ei pea iga päev selle, loomulikult tuleb ju, ega siis see ei tähenda, et sul ei ole elus mitte ühtegi konflikti, on ju. Ikka tuleb. Nagu lastega, loomulikult tuleb partneriga laste, see on ju loogiline, on ju. Et aga see teebki sinu igapäevaelu nagu palju lihtsamaks, et sa ei ole seal rattas nagu sees. Need on need valikud ka, et üks lugu siia vahele, naine sõidab oma vana autoga parkimisplatsile. See lugu käib minust endast. Natukene vürtsitatud, et oleks jutuvestja nooti, et sõidad vana rondiga parkimisplatsile, endal 1000 unistust peas, kõrvale sõidab punase uhke Porschega imekaunis naine, kellel on aega jõusaalis käia, kellel on imeilused juuksed, täiuslik meik, ta näeb välja nagu lotovõit kellegi jaoks kuskil, on ju. Vaatad talle otsa, mõtled, issand, tal on nii vedanud, küll tal on vist hea mees.
noh, olgu. Või no ei tule esimese mõttena, et ise on saavutanud. Ikka tuleb siuke, tahaks ikka ära ka panna, raudselt pole ise saavutanud, on ju. Tekib selline, see on üks valik, et kas ma lähen ja hakkan nagu seda negatiivset poolt kergitama. Ja siis ma lähen koju, siis ma olen vihane, siis tuleb elukaaslane koju, siis sa oled tema peale vihane, pesed seal nõusi, laamendad, elukaaslane toob sulle lilli üle pika aja, sina vaatad, taha su lilli, siis pesed edasi, elukaaslane mõtleb, okei, ta ei taha lilli, ma siis järgmine kord ei too, see laviin juba läheb, on ju. Siis sa pesed nõusi, mõtled ikka, et miks sul ei ole seda punast Porsche't, on ju. Lähed närvi, lõhud nõusi, laps tuleb jumala mõnusalt, tuleb teisest toast. Emme, loeme muinasjuttu ja siis sa oled juba nii närvi läinud, sa oled juba emotsioonid on üle võtnud. Sa oled loll peast juba, on ju natukene. Ja ta koputab su õlale ja näitab seda muinasjutu raamatut, sa võtad selle muinasjutu raamatus ja viskad selle maha ja ütled, muinasjutte pole olemas ja pesed edasi. Ja tegelikult, mis sa teinud oled, sa jääd lilledest ilma, sa oled oma suhet proovile pannud, sa oled stressis, sa oled kroonilises stressis asjadest, mida sa ei saa ja sa oled hävitanud ära ka nagu, sa pannud oma lapse samal ajal vihkama ka muinasjutte, sellepärast, et sa parkisid punase Porsche kõrvale. Aga teine variant on see, et sa tuled sealt välja, vaatad, kuradi äge naine, kadedus on ju tegelikult see, mida me tahame, on ju. Nii äge, mina tahan ka. Tõused, vaatad, naeratad, ütled, te näete nii hea välja, sa teed tal tuju heaks. Sa lähed koju ja sa mõtled, hakkad neid nõusi pesema. Mees toob lilled, võtad vastu, ütled, kallis, ma teen täna pikemalt tööd, sest ma tahan ka punast Porsche't. Ehk siis tegelikult see on teadlik mõtteviis, on ju. Sa saad ise valida, kuidas sa suhtud nendesse asjadesse. Sest enne seda, kui sa sinna parkimisplatsile jõudnud, sul ei olnud seda stressorit elus. 75% on meie enda tekitatud jamad tegelikult, on ju. Okay. Aga kui ma nüüd ütleme nii, et juhtub ka paremates peredes juhtub selliseid olukordi, just seda esimest versiooni, mis sa kirjeldasid, et okei, et mina täna tunnen, et mina olen seal, et ja minuga juhtub selliseid asju. Sinuga kindlasti ei juhtu. Minuga juhtub ka igast asju. Ma Porsche peale ei karju küll enam, aga mingid asju ikka on. Aga vaata, mina olen täna nagu sealmaal, et ma märkan seda. Et no mitte alati, aga üldiselt ma nagu märkan seda, aga mis ma siis saan nüüd ära teha, kui ma olengi nagu mul on palju lihtsam oma laste ees vabandada kui mehe ees. Mul mees on praegu seal kardina taga. Nüüd ütledki. Praegu on hea vabandada. Ütled mehele, palun vabandust kõige eest, mille eest ma pole veel vabandust palunud. Väga hea. Ma tegin ära selle, tehtud. Stress on maas. No ja veel sina tegid minu eest ära. Jah, tehtud. Väga hea tehtud. Kuulsid, Silver, jah? Üks on eeskuju, on ju. Ja vastu võetud. Vastu, korras. Päev on läbi. Et mida teha või? Et aga no just, et nagu mina olen oma laste ees nagu vabandanud, aga ma ei suuda oma mehe ees vabandada, ma ei tea. Kui sa midagi valesti teed või? No selles mõttes, et eks ma ikka, ega minuga ei ole lihtne koos elada. Tead, see kõik on, elu on, inimese loomulik olek on ikkagi selline paaniline, negatiivne, raske. Me ei ole sündinud siia ilma, et olla ilmatumalt õnnelikud. Siukest asja ei ole olemas. Seda kestvat õnne, et ma lihtsalt pean käima ja lihtsalt olema kogu aeg õnnelik. Ma ei tohi anda kellegile mingit hinnangut, kui ta tuleb, ütleb mulle midagi täiesti rumalat, siis ma ütlen talle ikkagi vastu, mida ma arvan sellest, et kuule, tead, lõpeta ära. See on ikka nii lollut, mis sa räägid mulle, et mul võib olla oma arvamus, kõik on okei ja konfliktid tekivad niikuinii. Stress on olemas, konfliktid tekivad. Põhimõtteliselt nagu kui stressi ja stressoreid ja konflikte ei ole, siis me ei arene. Noh, klišee jälle taaskord, aga suurim tõde üldse on ju. Ja see vabandamisega ei olegi mitte midagi muud, kui sa pead lihtsalt kõige lihtsam asi oma uhkuse alla neelama ja lihtsalt alustama. Ja tead, kui sa teed ära mingid korrad, siis sul tekib ju endal ka see heaolu hormoon, et sa oled ületanud ennast, see dopamiin on ju. Ja mõnes mõttes, et sa teed 3-4 korda juba vabandad, näed, mees kuulab praegu, 3-4 korda vabandad ära, saad seda head tunnet vastu, sul tekib siuke tegutsemistahe, heaolu hormoon, mõtled, ja järgmine kord sa näed, et midagi head sünnib pärast, et tegelikult meile ju kellegile, kui meil on nii palju asju teha, meile kellelegi ei meeldi see negatiivne, pingeline situatsioon kodus. Keegi ei armasta seda. Vastik on minna magama mossitades. See on kole tunne. Ja miks me läheme magama mossitades? Sest inimesed ei suuda
öelda, et meil oli konflikt, vaid me lähme oma seda õigust taga nõudma. Aga mingid väärtuspõhised konfliktid ei tasugi, ei ootagi lahendust, vaid leppimist. Eriti kell 11 öösel. Absoluutselt. Ja siis läheb ketrab mingisugune 2 tundi edasi, mingid pikad vestlusi, et siis oled hommikul väsinud, konflikt on lahenenud ja siis on juba uus stressor. Mul on väsinud, et lapsed jäävad kooli hiljaks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kõik konfliktid ei ole mõeldud lahendamiseks suhetes. Sa pead lihtsalt leppima, et tema on ka inimene ja tal on ka oma arvamus ja tal on ka oma nägemus. Ja see on nagu ju jälle see sama asi, et mis see erimeelsus tähendab. Meil kõigil on hästi erinev taust. Maailmapilt on täiesti erinev maailmapilt, täiesti erinevad kogemused. Kui sina tahad punast vaipa osta, tema ei taha, ta on kategooriliselt vastu punasele vaibale. Sina ütled, et mina tahan seda punast vaipa. Naised ilgelt tahavad kogu aeg kõik asju. On ju? Ja siis kui mehed ütlevad, et ei taha, siis mees on jobu. Mis mõttes sa ei taha, aga mina ju tahan. Ja siis sa ei saa seda punast vaipa ja siis sa mossitad selle punase vaiba pärast ja võib-olla mingil hetkel tuleb välja, et ta oli kunagi kuskil vanaema juures suviti olnud, ta pidi seal punase vaiba kõva madratsi peal magama, mingid kirbud vaibas koera seest on ju, punane vaip ja temal on hoopis teised mälestused. Sina võib-olla lihtsalt nägid kuskil iluses muinasjutulises filmis, et nii tore oleks punase vaiba peal armat seda näiteks või midagi. Täiesti erinevad kogemused. Ja siis me üritame neid nagu niimoodi kokku panna. Selle asemel, et kuule kallis, aga võtame siis mingi purpurasja või võtame mingi mustriga ja tegelikult me nagu ei tapa ära üksteist seal sees, on ju. Sinu kogemus ei ole olulisem kui tema oma ja vastupidi. Et see ongi see lõputu kompromisside maailm, on ju. Aga väga hea võrdlus, et see ongi see nagu Stephen Covey raamatust väga efektiivse inimese 7 harjumust, et seal tegelikult, kui meie seda Silveriga, tähendab Silver luges enne ja siis lugesin mina ja siis ta ütles, et sa pead seda lugema lihtsalt, et seal on see üks harjumus ongi püüa enne mõista, seejärel olla mõistetud. Et see on nagu, minu meelest peaks seda koolis nagu juba lasteaiast hakkama nagu õpetama, et ja see on minu meelest see nagu kogu see lugu seal muutis lihtsalt nii nagu palju, et ma ei saa öelda, et ma seda olen nagu igapäevaseks endale nagu võtnud, aga ikkagi tuleb üha rohkem nagu neid olukordi, just eriti laste puhul on mul nagu see, et ma nagu tõesti püüan mõista, et kui ta ongi olnud seal see 8 tundi seal lasteaias, 20 last nagu ja talle meeldib rohkem üksi mängida, siis mõni päev ma suudan mõista, sõltuvalt sellest, kas ma olen ise nagu paremas konditsioonis aga vähemalt ma märkan seda, et loomulikult on väsinud, on ju, ja siis sealt kipuvadki mul tulema need, kui on siis, praegu viimastel aastatel pole nüüd saanud palju käia külas aga on ka sellised situatsioonid, et minu lapsed on ikkagi aktiivsemad, nagu ema ikka on et emasse ja neid on tõesti kuulda, neid on väga palju kuulda, et ja 3 ja 5 aastaselt, mis on nagu palju tahad, et siis ongi nagu see, et siis kõrvalt ma nagu olengi nagu kuulnud, et issand, et nad on nii lärmakad ja et mis nad vinguvad kogu aeg, et ratata. Siin on ka jälle see sama asi, et tegelikult me saame nagu selle kommunikatsiooniga, kodusisese kommunikatsiooniga nii palju ära teha, et me teame, et nad karjuvad, on ju, sa istud nendega maha laua äärde, nad kõik on mõistlikud, ütlevad, teate, kui külla lähme, siis on nii, et nagu neil on natukene tundlikumad kõrvad. Kodus võite karjuda palju tahate. Meil on nii, vanaema, vanaisa juures rahulikumalt. Just, et tegelikult ongi see, et mis me lapse vanematena jätame tegemata, me ütleme, olge vait või olge tasa või ära karju. Ja siis nad on nagu, kodus võib, siin ei või, et nagu selgita mulle siis. See on hea nipp jälle, väga hea. Et rääkida mingisugused asjad lahti. Väga hea. Ja lapsi ei pea otseselt mõistma, sest nad teevad nii palju mõistmatuid asju. Neid tuleb lihtsalt nagu kuulata, aktsepteerida täpselt sellisena, nagu nad on tegelikult, sest tegelikult on see, et me enamus laste, nad oled lugenud alkeemikut või? On ju? Seal ütleb jumal hästi ära, lapsed teavad täpselt, kes nad olla tahavad, nad tulevad, sünnivad siia mingi eesmärgiga, nende anded, kõik asjad tegelikult paistavad välja lapsepõlves ja mis meie teeme, me vaatame, mis norm parasjagu ühiskonnas on. Ahaa, IT-mehed on hinnas, nii, mis mõttes sa tahad joonistada, nagu lõpeta ära, et viska ära oma pintsel ja too klaviatuur.
ehk siis me tegelikult kasvatame neid samu inimesi, kes lõpuks istuvad siin ekraani ees pärast aastate pikkust enesearengu teekonda. Nüüd ma olen ennast üles leidnud. Aga ma teadsin juba lapsepõlves, et mulle meeldib kirjutada. Vahepeal läks kuhugi mingi auk oli. See on programmeerimine, millest tuleb rääkima Pamela Maran ka, et meil on täpselt see teema, nagu seal võtame kella 5 ajal, võtame väga sügavuti selle. Suurepärane. Nii palju häid mõtteid, et mul... Võib lõpetada, jah? Ei, ma vaatan just, et mul on nii palju veel tahaks nagu läbi rääkida, aga mul tiim kindlasti võtab need põnevad mõtted sealt kokku ja parimad palad ka saab postitatud ja meelde jäetud. Me rääkisime, sa mainisid seda stressi. Stress on selleks, et jääda, sa ütlesid. No stress tekitab meile, selles mõttes ta teeb meid sel hetkel, kui meil on mingi muutus või me peame kohanema, ta teeb meid tugevamaks. Igasugused toredad protsessid lähevad, me ei hakka siin süvenema, lähevad kehas käima, tekib see sama võitle või põgene, meil tekib see ohutunne või et ühesõnaga kogu see kortisool, mis siis nagu paiskub, see tegelikult kaitseb meid, see tegelikult paneb meid tegutsema, aga see krooniline stress, kus me ennast krooniliselt hoiame, on kahjulik kehale. See on siis see igapäevane, kui ma ärkan üles ära. Ehk siis, et kui mul on 25% stressoreid, mis on tegelikult stressorid, nüüd me peame sõitma 4 lapsega linna, koolid, trennid, asjad metsa keskelt, otse igal hommikul, edasi tagasi, ummikud, nii palju on stressoreid nagu sellised, mis meist ei olene, siis on selliseid stressoreid, mis on ühiskondlikud, on ju, seesama koroonapandeemia. Et niigi on palju stressi ja mida me teeme, me tekitame kunstlikult veel juurde sellega, et scrollime Instagramis, peenike piht, punane Porsche, ilus näo, nahk, suured tissid, väiksed tissid, scroll ja meie stressorite pang on tegelikult täitunud mingisuguse jamaga. Naistel on nagu eriti tugevalt, et ma teen hästi palju seda nagu individuaalset mentori tööd, on ju, ja nad tulevad siukse hästi palju on seda kehalist ebakindlust, on ju. No siuke tüüpiline asi, et aga kus sa üldse nägid, et nagu selline piht on nagu reaalne ja võimalik, on ju. Ehk siis nad loovad ise endale sellest ühiskonnast või sellest keskkonnast tegelikult tekivad ju need mõtteviisid või see suhtumine on ju, et ma näen, minu mõtteviis on selline, et mina pean selline välja nägema. Võib-olla mehel oli töö juures halb päev, läks sõbraga võib-olla tülli jalga tulemuste peale, lihtsalt mossitab, on ju, siis lähed sinna, ligined talle, hakkad teda kallistama, kallis ma praegu ei taha. See on sellepärast, et mul ei ole seda pihta. Ja tekivad stressorid, on ju. Nagu jälle on mindfuck, on ju. See mõistus toodab. Kõige parem Instagrami konto maailmas on The Awkward Yeti, kus on siis aju ja südame koomiks. Sa pead pärast meile selle üles kirjutada. See on kõige geniaalsem konto, kus sa õpid selgeks selle, et meil on säilitajad ja meil on kasvuhimuline. Säilitaja on aju ja kasvuhimuline on süda. Aju tahab ju kogu aeg säilitada seda, mis on, kuhu sa lähed, miks sul vaja on, miks sa pead muutuma, mis sul häda on. Istu maha, söö, pese, maga. Ajule meeldib see, on ju. Ja siis süda on seal kõrval mingi, mis me täna võiks teha, mingid muutusi pole, keerame midagi pekki, tunneme midagi, võtame emotsioonid sisse, hakkame ennast võrdlema inimestega, tekitame tüli ja see ongi siuke kahe aju ja süda võitlevad kogu aeg omavahel. Ja see eneseotsing on ju ka tegelikult ürgne asi, mis meil on sisse programmeeritud, on ju. Ja tegelikult naljakas ongi see, et inimesed lähevad kuskile Indiasse ja lähevad kuskile, ma ei tea, kuhu ennast otsima. Siis tulevad tagasi, jätavad pered maha, et ta ei saa üldse aru, mis ma räägin, kui ma räägin süvameditatsioonist. Ta ei peagi aru saama. See on sinu tee. Et hästi palju nagu otsitakse ennast väliskeskkondadest. Selle asemel, et luua see heaolu tunne koju, see õnne tunne koju. Sa tead, kes on kõige õnnelikum rahvas on ju planeedil, endiselt on tipus. Ja nüüd vist Soome sai ka kuskile lähedale sinna. Aga muidu on taanlased, on ju. Okay. Ja ma sõitsin kunagi, ma mäletan, küll eriala raames, on ju. Öössel ostsin Kopenhaagenisse piletid, lapsed olid siis, olid ära kodust. 4 päevaks ostin piletid, sest mul oli nii kopp ees sellest, et kõik rääkisid, et seal on nii õnnelikud inimesed. Ma tahtsin teada, mis värk siis on. Seljakott selga, öössel piletid, hommikul kell 6 lennuki peale, maandusin Kopenhaagenisse, seljakott. Nii,
maha kohvikusse ja ma reaalselt tegin plaani. Ma käisin nagu terve Kopenhaageni mingid jumala suvalised toidukohad ja hostelid ja asjad nagu läbi. Lihtsalt intervjueerisin inimesi. Why are you happy? Ja käisin ja siis ma käisin seal Freetown Christianas, kus oli see hipide paradiis, mis on siis nagu kuulutatud autonoomseks on ju. Seal inimesed suitsetasid seal igasuguseid toredaid asju ja mingid eriväelased ajasid nad sealt laiali, aga ma sain kätte need inimesed. Why are you happy? Ja põhimõtteliselt ühene vastus oli, sealt tuli ka, et neil on ju ka rahaprobleemid ja raskused ja kallis maa ja nii edasi, aga neil on kodus hüge. Neil on kodus hea olu. Nad lähevad töölt koju, nad panevad küünla põlema, neil on kodu korras, nad keeravad ennast sellisesse pasteelsetesse teki sisse, karvased, mõnusad materjalid vastu keha, joovad oma tee ära, neil on kodus, on hea olla. Aga mis eestlane teeb? Läheb koju, hakkab süüa tegema, nii edasi, siis paneb lapsed magama, siis nad saaksid kodust minema. Ja siis me ei olegi õnnelikud, on ju. Et mina nagu kuidagi oma õpetustes alati propageerin seda, et loo koju heaolu ja väikeste sammudega. Näiteks teed ühe väikse, sul ei pea palju ruumi olema. Siuke pisikene hügenurk on ju. Tõmbad mingid kardinad kuskilt, selline väike zen mediteerimise koht, paned sinna vanilje või mingit siukest, mis iganes sulle meeldib, eeterlikku õli paned põlema on ju. Sa tunnetad seda lõhna, sa oled seal 15 minutit rahulikult, naudid seda keskkonda ja vaikselt suurendad kodus kogu aeg seda vanilje lõhna. Ja vaikselt nagu lood seda, mis sulle meeldib. Ehk siis ma nagu näen, et me peaks tagalatesse tagasi tulema. Et see koroona aasta oli nagu nii äge, et tegelikult kõik inimesed saidki nagu koju tagasi, et tegelikult ju hakkab, see kindlus hakkab kodust. Forever on hakanud ju. See ei hakka kuskilt joogalaagrist või pallilt või kuskilt Indiast, et ma jätan oma lapsed maha, aga ma lähen ennast otsima. Sa oled siin samas ju, see tegelikult ei pea minema kuskile. Et tee oma keskkond korda ja tegelikult sul ei olegi vaja põgeneda kogu aeg, et see on ju ka stress tegelikult. Võitle või põgene või siis lepi. Aga siit ongi ka hea see, kui mina ka nii selle enesearengu teekonnaga nagu alustasin, siis minul oli ka nagu selline arusaam, et või nagu selline mõte alguses, et noh, et igal pool mujal on nagu hea, on ju, et ma lähen käin seal ära, siis on nagu hea, on ju, et lähen käin seal reisil ära või käin seal koolitusel ära, siis on hea, on ju. Ja no mida rohkem ma tegelesin selle enesearenguga, mida rohkem sai siis koolitustel käida, seda rohkem ma sain aru, et see hea on siin samas, on ju, ta ei ole ka, üks asi on see kodune keskkond, on ju, aga noh, siin on see hea ja siis on see, et mina olen see hea looja, et ma kuidagi nagu, no eks loomulikult mingi ebakindlus lapsepõlvest ja kõik see, et ma kuidagi mõtlesin, et keegi teine peab selle hea nagu looma. Seda on hästi palju jah, see, et armastage mind ja looge mulle ja tehke mulle. Love me, please. Keegi ei armasta mind. Ei, muidugi see hakkabki tegelikult siit, sa ei saagi ju seda kodu ja kindlust ja seda oma kohta luuagi, et see võibki hakata siit seest, sa võid ka olla rändur. Sul võib olla igal pool hea, et eks see ongi see, et see sinu enda nagu kese, aga et sa ei otsiks midagi kogu aeg, et jälle väga hea näide, üks meesterahvas tippjuht, kes tahtis valdkonda vahetada ja kogu aeg tuleb ja räägib, kuule tead, ma tahan valdkonda vahetada ja eneseotsingu teel ja mingid šamaanilaagrid ja julge maha jätta siis oma töid ja asju. Siis ma ütlesin, aga kas sa oled nagu proovinud õppima hakata seda, mida sa tahad järgmiseks teha? Mis mõttes? Et miks sa aastaid käid enesearengulaagrites, kui sa võiks võtta lihtsalt kätte raamatu ja need kursused ja asjad ja omandada seda eriala, mis vahetust sa tahad teha. Sest tegelikult julgus sünnib enesekindlusest ja enesekindlus sünnib oskustest. See on see süsteem on ju, et võimalused, oskused, teadmised, neid tuleb suurendada ja siis hakkas nagu hoopis tükis jättis ära need mingisugused ekstaatilised tantsud ja asjad ja hakkas siis arendama seda valdkonda. Tal on valdkonna vahetus tehtud, väga õnnelik inimene, sest ta saab alati seda heaolu hormooni sealt on ju, et kui ta teeb mingi asja ära, ta naudib oma tegevust on ju. Et kuidagi ma ise olen ka käinud läbi üks virvarri, kus kõik, ma ei tea, keegi lihtsalt peksab sind mingisuguse kadaka oksaga ja ajab paime välja. No, väga vahvad lood. Aga jah, lõppkokkuvõttes on see, et see igapäevane heaolu, need väikesed asjad, mis me loome endale. Ja nüüd kõik kindlasti küsivad, et mul ei ole üldse aega, aga
koristada saab ka meditatiivselt. Sa võidki panna klapid pähe, sa võid panna, ma ei tea, lapsed, teed suure karbitäie popcorni, hoiad neid multikanäljas 2 päeva, ei anna multikaid ja siis annad 2 multikat, pikka multikat järjest 3,5 tunnist ja suure popcorni ja klapid pähe, kuulad oma lemmik podcasti ja muidkui koristad, liigutad samal ajal, teed toa korda, kõik toimib. Siis tuleb koju, mees on õnnelik, ise oled õnnelik, kui meest ei ole, siis on lapsed õnnelikud, kui lapsi ka pole, siis oled lihtsalt ise õnnelik, on ju. Nagu Epker siin ütleski, et Epust rääkides meil on samad pluusid, ma vaatasin eelmised, vaatasin ennem klippe just, vaatasin, et issand jumal. No vaata ka sama diivani peal. Et Epp Pea ütles ka, et igapäevane selline tantsimine ja et selline puusade hööritamine nii-öelda heas mõttes on nagu väga nagu tuleb kasuks. Et miskipärast ma olen sellest teoorias palju tugevam kui selles. Aga sa võid vaikselt alustada, sa võid lihtsalt alustada sellega, et sa ärkad hommikul ülesse ja esimene inimene, keda sa kuskil kodu peal näed, rakendad seda, see Savapona, Lõuna-Aafrika mingi ütlus, et ma näen sind, see I see you. Ja nad vaatavad üksteisele nii kaua otsa, kuni nad hakkavad naerma ja kuni nad näevad nagu hinge sügavusse. Ehk siis, ja sa lood kellegiga selle kontakti ära, sul on hea olla, ma olen sotsiaalne loom, mul on kontakt loodud ja kui kedagi ei ole, lähed peegli ette ja näiteks võtadki 3 asja, mille eest sa üldse oledki tänulik, on ju. Ja siinkohal ma ei mõtle mingit, ma ei mõtle halvasti seda, aga kõik need tänulikkuse väljakutsed, need peaks nagu nimetama ümber, sest kuidagi tekib selline tunne, et tänulikkus on väljakutsuv. Et kuidagi raske on olla tänulik. Tegelikult on ju lihtne, et vaatad otsa peeglisse hommikul endal ja midagi on ikka, milles tänulik olla. Aga mind pole harjutatud, vaata. Aga nüüd hakkad, aga sa pead ise, vaat see on see, aga mind pole harjutatud. Nüüd hakkad ka, no vaat. Aga see ongi see, aga kes meid siis harjutab, on ju? Ei, ma peangi neid, mida rohkem ma neid aga küsimusi küsin, on ju, siis ongi see, et meil on ju kuulajaskond ka täpselt, et inimesed, kes küsivad kogu aeg, aga mis siis, kui on ju? Alati on. See on see 5 miksi reegel. Miks? Ja need on alati kõige paremad inimesed, kes aitavad selles mõttes just nagu ka nii-öelda sinul näiteks neid programme või ma ise kirjutan ka raamatut praegu, et siis ma alati mõtlen, et nii okei. Ja kui nüüd see inimene küsib, aga miks see on, miks see on? Need on need sisemised takistajad, mis selles Restardi raamatus on ka välja toodud, et meil ongi nagu erinevad sisemised takistajad ja viivitajad sisemised on ju, et tegelikult ongi see, et kui meil on see kavalus olemas, nüüd on need reklaamiminutid, ei ole, ehk siis, et samamoodi, et kui sa kirjutad lahti, teadlik mõtteviis on ju tegelikult asjadest arusaamine. Miks ma käitun nii, miks ma olen mingi naise peale kade, miks see mõjutab minu elu, ilmselgelt mul on siis mingisugune asi on siis nagu vajaka või miks ma suhtun emasse või isasse nii, mina suhtun hästi, aga ma toon lihtsalt nagu näiteid, on ju, ja kui sa saad aru sellest, siis järgmine kord, ma ei tea, seo endale, vaata kunagi oli seal Miki Hiire raamatus sellel ühel Donaldi onul oli see punane sõlm ümber sõrme, punane nöör, on ju. Ja seda tuli alati meelde, et nüüd ma pean koristama. Seod, amulett, on ju. Seod endale, paned sõrme mingisuguse asja, mis tuletab sulle meelde. Oota, äkki ma ei peaks nii tugevalt endale hinnanguid andma. Ehk siis ongi tegelikult see on hästi suur töö nagu teadlikult ennast maha laadida nendest takistajatest ka. Ka jah, me saime juba päris mitu sellist stressijuhtimise sellist praktikat. Kas sa tahad veel midagi lisada? Tuleb sul kohe niimoodi veel juurde, et siin... No, mina ise soovitan 2 asja. Üks on see õhupalli meetod, mis mul on esimeses raamatus ka, on see, et emotsioon ju teeb haiget, on ju. Ehk siis mitte kunagi ei tee see olukord meile liiga, mis juhtub, vaid see, kuidas me ise suhtume sellesse. See meie reaktsioon teeb meile liiga. Ehk siis see õhupalli meetod ongi just kui see, et kui mingi asi juhtub, siis lähedki nagu mõttes kuskile, mina ise ütlen, et see on õhupalli meetod, on ju, istud kuuma õhupalli, lähed kaugemale, näed juba linna, näed juba maad, oled juba seal üleval kosmoses kuskile, siis vaatad seda probleemi, et kas see on nii suur, kui ta alguses tundub, siis hakkad vaikselt tagasi tulema ja selleks ajaks, kui sa maandunud oled juba oma mõttes 10 sekundiga, siis tegelikult see emotsioon kestabki nii kaua ja siis tuleb see teadlik mina.
ehk siis see loomalik emotsioon, see viha ja kõik siuksed asjad, tahaks talle nähvata, see nagu vaibub maha ja sa saad tegelikult siin nagu otsustada, et see on see teadliku muutuse kunsti osa ka, on ju. Et sa saad aru, kuidas reageerida. Ja mõni asi ei olegi ju tegelikult üldse reageerimist väärt. No see on täpselt see punase Porsche näide, on ju. Et noh, siin möllasid mingid asjad. Tegelikult siuke, ma jään millestki ilma, mida mul pole kunagi olnud. No. Mulle meeldis see, et sa tõid välja selle, et astu nagu kõrvale, et kui ma hommikul ka selle sissejuhatuse tegin, siis see samamoodi tegelikult see mõte oligi see, et sa astud korraks nagu kõrvale ja vaatad oma elu siis kõrvalt, et kui sul igapäevaselt pole aega, siis sa oled ju oled sa selleks ju aja võtnud, et ükskõik, kas sa vaatad meid otse või vaatad sa järgi, et see on väga-väga väärtuslik aeg, mille sa oled võtnud, et tee seda siis praegu siin, okei, praegu sa ei saa pausi peale panna, kui sa laivis vaatad, aga sa saad endale üles kirjutada ja selle meelde jätta, et minu meelest need sellised nii-öelda tajupositsioonid või siis nii-öelda kõrvaltvaataja rolli panemine on nagu väga. Ja üks asi on see, üks on vaimne garderoob ka, mida mina ise kasutan, et NLP kaudu, ehk siis kui see eelmine on siuke teadliku muutuse kunst on ju, siis see nii-öelda NLP pool ja selle õppimine ja õpetamine on mulle selle andnud, et see jälle see programmeerimine on ju, et vaimne garderoob, ma ise kasutan seda, kui mul on väga rasked tööpäevad, siis ma füüsiliselt vahetan tööriided ära ja samal ajal teen ka vaimses garderoobis vahetuse. Näiteks kui mul on kohe vaja lastega mängima hakata, siis ma panen nagu vaimselt justkui klouni kostüümi selga ja siis on siuke mingi ja saad aru, see on kohe, sest sa ütled ajule, see on kohe. Ja see on tegelikult hästi. Või lähed mehega välja või midagi, siis panedki kiiresti selle kuninganna kleidi, paned selga, on ju. Ehk siis tegelikult seal garderoobis võibki olla igasuguseid asju, on ju. Ja see on nagu minu mingi lemmik asi, mida kasutad veits nagu skisofreeniline võib-olla. Aga... Minu jaoks küll ei ole, siis oleme koos kahekesi. Just. aga tõesti see aitab, et ja näiteks kui lastel on midagi pahasti, siis mul on vaimses garderoobis on siuke hästi suur karu kostüüm, on ju, et just kui paned nagu, muidu ei ole, oled oma hommikumantlis, õhtul paned selle karu kostüümi, võtute nagu siuksesse haardesse ja siis ongi üks päev nagu mul plika ütles, emme, sa oled nagu karu. Siis mul oli, ehk siis see energia, mida sa välja annad, on ju tegelikult. Väga äge, ma kohe kodus katsetan just seda, et meil on ka see teema eriti väiksema puhul, et ta ei taha ennast nagu, ta ütleb, et 4-aastane peaaegu, on ju, et ma ei oska ennast riidesse panna, ta ei viitsi, ta tahabki seda, on ju, seda nunnutamist lähedust, on ju. Aga on ka see, et just üks päev märkasin, et natuke nagu õiendasin tüdrukuga, et kuule, et vaheta riided ära, sest põhimõtteliselt on see, et muudkui ostame kleite ja tunni ajaga on sealt mingid plekid jälle peale, et teeme nii, et meil on need koduriided ja need, aga nüüd ma saan seda nippi tegelikult kasutada seal hoopis mingit muud asja sinna juurde nagu mõelda, et vaata, et ja hoopis mingi mõtete puhastusega, on ju, et vaata, sa tulid lasteaiast ära nüüd ja jumala hea, aitäh sulle. Väga hea, jälle üks kasulik nipp. Et võite kirjutada kommentaarides, et kuidas see mõte teile tundus, võite nõus olla, vastu vaielda, mis iganes, kuidas iganes see sulle nagu sind nagu täna kõnetas. Lähme selle lapsevanemluse juurde ka, et sa siin alguses mainisid, et sa tegelikult oled juba toonud siia sisse nagu neid nippe, et kuidas siis lapsevanemana igapäevaselt ennast nagu juhtida, aga kui ma nüüd selle konkreetse küsimusena küsin, et kuidas siis lapsevanemana ennast igapäevaelus teadlikult juhtida, siis mis on sellised 3 nagu häkki, mis sul meelde tulevad? Sa juba mõnda oled siin öelnud, et hommikul, et kuidagi seda teerada on ju, et ma tean, et nüüd uuest kodust kaugelt peate tegelikult, see on juba üks nagu stressor, et sa tead seda ette juba. Üks nipp on kindlasti alusta alati 10 minutit varem kui planeeritud, on ju. Sest lapsed ei ole ära teeninud seda, et meie aja planeerimise tõttu saavad nad hommikul tegelikult meie käest stressori. Nad lähevad, me viime nad lasteaeda või kooli, kus on nii stressirohke keskkond ja me juba häälestame neid selleks eluks. Selle asemel, et 10 minutit varem tõusta ja öelda, hakake riidesse panema, sa jätad ise endale selle 10 minutit ja see lõpp jääb ära, davai autosse kiiremini, kas sa ei saa? Ja tegelikult see on teadlik jälle see, et 10 minutit varem on sinu vastutus. See, et sa annad sinna keskkonda selle lapse, kes on nagu vaimselt rahulik,
sest siis ta ei ole nagu, et mis see, et tal on nagu hästi lihtne, tal on vaja, vaata kogu selle kroonilise stressi võtmesõna on vaimne taastumine, on ju. See, et kuidas me saame sealt sellest nagu vibreerivast kroonilisest stressist sinna lõõgastumise seisundisse ja lapsed vajavad seda nagu veel rohkem kui meie, on ju. Ja kui me juba kodus oleme, tavai nüüd sööma, tavai nüüd õppima, tavai nüüd magama, tavai nüüd üles, tavai nüüd autosse ja käib kogu aeg üks selline tavai, siis mis neist juhtub, mis nendega juhtub, on see, et kui ta läheb tööle, ta alustab oma töökarjääri, siis see on okei, et ta ülemus on, kuule tavai, ma helistan sulle, ma andsin juba reede õhtul kell 5 sulle selle ülesande kätte, täna on esmaspäev kell 9, kus see on, tavai ja tema jaoks on see loogiline. Meie lapsevanematena saame talle pakkuda tegelikult seda turvalist keskkonda. Ma ei pea ütlema oma lastele, kõik 4 tavai autosse, nüüd kiiresti tavai minema ja siis viskame nad sinna sisse kuskile, et me ise peame oma aega planeerima. See on üks asi. Siis see vaimne garderoob on kindlasti hästi oluline, on ju. Seda ma kasutan ise ka ja see 20 minutit seda jäägitud tähelepanu ikka. Ja küsi need 5 küsimust ära. Et ära küsi mokka mööda, kuidas koolis läks, hästi. Et me ise tegelikult pöörame nad enda vastu mingil hetkel, et see siira huvi tundmine ja see on raske. Mina näiteks ei ole ema, kes viitsib mängida, istuda laua taha maha ja hakata monopoli mängima. Nagu kui kaua see kestab, on mu esimene küsimus. Ma ei jaksa. Nagu lõpetage ära. Join the club. Või nagu, emme, lähme mingi joonistame nüüd mingisuguseid pilte. No olgu, aga teid on 4 tükki nagu. Kõigiga. Pere on ja teid on 4 tükki. Miks te ei võiks ise oma vahel tegutseda? Või siis, ma ei tea, tuleb vihmaussiga, vaata, konnaga, vaata. Aga see on see sama asi, mis ma alguses ütlesin, et see on nagu valgunälg kehale. Kui me ei anna ära seda tähelepanu, siis ta jääbki küsima. Ehk siis me saame istuda maha. Mina leidsin väga ägeda mängu. See on mingi siuke togle, siukene ringi sees, ainult siuksed ümmargused kaardid, ala mingi 5 eurtsi maksab Selveris ja seal on siis niimoodi, et ongi suur pakk ümmargusi kaarte ja sa võtad kaardi ja sa pead siis leidma samasuguse pildi maast, mis sul käes on. See on hullult aktiivne, hästi kiire mäng ja saad aru, see on nii lõbus. Alati, kui nad oma monopoliga tulevad, siis ma nagu pühin nagu niimoodi laua ääre pealt maha ja ütlen, mängime seda. ja mängivad. Ja kuna nad ise on siuksed nagu aeglasemad tüüpi võrreldes minuga, mina olen hästi kiire, siis see arendab ka tegelikult nende reaktsiooni, on ju, ja samas me saame kõik on õnnelikud, on ju. Väga head nipid, et selle toggle mängu äkki saab siis Selverile reklaami teha chatis, et äkki keegi mu tiimist leiab üles. Sponsord. Keegi leiab üles, selle saab chati panna. Mulle meeldisid, no just eriti see vaimne nagu garderoob, aga mulle väga meeldis see, et sa ütlesid, et meil on siin ikkagi vaatajaskond lapsevanemad ja mina olen olnud praktiliselt 3 aastat magamata pärast oma esimese ja kohe teise lapse sündi, eks ju. Et ütleme nii, et ja praegu on 3. nagu tulemas, on ju, et ma hirmuga mõtlen seda, et ma olen juba peaaegu 2 aastat saanud magada, on ju, et kas nüüd jälle on nagu otsast pihta. Et mulle väga meeldis see, et sa ütlesid, et 10 minutit kas või, on ju, et see on nagu, et eriti väikeste laste puhul, et mina olen ka nagu, ma olen olnud seal, kus ma on kõik need kella 5 klubid ja mis asjad kõik on. See pole nagu magada saanud, aga ikkagi lähed 5am klubisse. No lihtsalt tead, isegi kui mul oli juba see nagu paigas, siis ikkagi ma tundsin nagu, et ma tahan ka sinna. Vaata, magamisega ongi see, et väga paljud inimesed nagu unustavad jälle selle praktilise poole ära, et mis tuledega sa magad, nagu mis õhkkond, mis kraad su magamistoas on ju. Kas sul on magamistuba koristatud, kas sa oled selle hüge, millest me rääkisime, loonud sinna, et kui sul on magamistuba rahulikes toonides, kui sul on nagu ei ole sinist valgust, kui sa ei scrolli 2 tundi enne magama minekut, siis sa võid ka magada tegelikult 3 tundi väga hästi, beebi ärkab üles, tegeled ära, uinud kohe ja kõik lähevadki kuskile, et mul on midagi viga. Stressi puhul ongi, põhiasi on see, et nii kui on mingi jama, siis mul on midagi viga, ma ei saa magada. Aga nagu see unustatakse ära, et tegelikult vanasti oligi
palun vabandust juba ette ära, aga sitt päev oligi sitt päev lihtsalt. Me ei otsinud põhjendusi sellele. Äkki mul on elul midagi nüüd viga või äkki ma ei sobi siia või äkki ma peaks ennast otsima minema kuskile. Ei, sul on lihtsalt halb päev, nagu rahune maha. Tee oma magamistuba korda, vaheta oma lambid ära ja ära kasuta sinist valgust enne magama jäämist, on ju. Et tegelikult ja see sama ärevus, mida sa tegelikult toodad sellega juba praegu, äkki ma ei saagi magada, mul tuleb laps, siis tegelikult mida sa teed, sa tegelikult juba programmeerid teda. No mul kaasa ütles seda mulle, et mida sa ette mõtled? Mina näiteks, me võtsime kutsika, me hakkasime programmeerima, et temast ei ole mingi tüli. No nüüd vetsus tahab käia, on ju. No see ei ole just tüli, on ju. Ta magab imeilusasti, saab lastega väga hästi läbi, taga ei ole mitte mingisugust jama. Paned käed kõhu peale, ütled, et sa magad nagu beebi. Just. Väga äge. Aitäh sulle. Näed, sain siin. Nii, et kõik emad väikeste lastega, et ei, te ei pea ärkama kell 5 hommikul, absoluutselt mitte. Ja kui saad nõksa, nagu see on minu meelest ka ikkagi, see on alati see väga hea nipp, et on mingi periood, kus oli see, kus lapsed olid meil ka paar kuud nagu kodus ja siis me üritasime žongleerida seal 2 ettevõtjat ja nagu 3 ja 5 aastasega kodus nagu kuidagi multikate vaatamisest oli, endal olid juba multikad peas, sest et taustaks oli see, et tööd oli vaja teha. Ja. Et siis nagu oli see, et ma olin hommikuti ikkagi täitsa nagu läbi tegelikult, et siis ma nagu tahtsin kauem magada, aga tegelikult see lõi selle päeva ja selle rütmi lõi nagu täitsa sassis ja siis ma ise tundsingi, et jube närviliselt. Sa oled ju õppinud või käinud ka seal Ingvar Villidose teadlikumutse kunst, on ju, et minule jäi sealt nagu hästi tugevalt meelde see stopp. Ma ei kasuta seda absoluutselt nagu selles vormis, nagu mulle seda õpetati, et peaks kasutama. Et ja see stopp on nii hea. Lihtsalt koristad, sahmid, teed mingisuguseid asju ja siis hakkab ju aju ka pihta. Olete tabanud ennast sellest olukorrast, kus teil korraga on nagu mõtteid nii palju ja siis teed stopp. Tegelikult, on ju, stopp on võtmesõna. Ma tegin seda eile, kui ma tunnen seda hästi palju töö puhul, nagu ongi see, et lihtsalt eile oli, ilmselgelt oli nagu intensiivne päev, kuigi mul oli planeeritud, et mul olid enamus asjad tehtud, tiimil oli kõik teada, aga siis tuli üks jama nagu nii-öelda teise otsa ja siis tegelikult ma ühel hetkel tundsingi, et okei, nii nüüd ma olen seal maal, kus ma ei suuda enam seada prioriteet, et mis on nüüd kõige olulisem, sest mul oli ikkagi 25 asja, mis kõik oli vaja teha, siis kliendid küsivad, tiim küsib ja siis oligi ühel hetkel niimoodi, et nii, tundub, et see on hetk, kus ma peaksin minema jalutama ja lõunale, et ja lihtsalt läksingi 1,5 tunniks, keset väga nagu kiiret aega, mõtlesin, et küll asjad lahenevad ja tegelikult, kui ma kell 2 tagasi jõudsin, oli asi juba palju parem. No see aitab ka, et sa lihtsalt ütledki, vaatad peeglisse, vaatad peeglisse, ütled väga ausalt, mina ise endale selle tekitasin. Aga hea. Et see annab ka jõudu juurde alati. Aitäh sulle. Nii, veel paar sellist mõtet, et sinu käest tahaks teada, sa oled nii palju praktilisi asju, nii äge nagu, et me pärast kindlasti võtame sealt parimad palad, võtame välja ja kindlasti jagame ka teiega neid. Aga sellises kiire elutempo, aga kuidas neid, nagu see, nüüd on see how to küsimus, et aga kuidas siis neid ikkagi tekitada? Mul on 3 last, sul on nagu kärgperena 4 last, neid ma tean 6-7 lapsega nagu on ettevõtjad, töötavad täiskohtadega, ja need harjumused on nagu nad on, et neid, nagu ma enne ka vaata ütlesin selle lause, et aga keegi pole ju mulle seda õpetanud, et nüüd on siis see, et kes see siis mulle neid õpetab, kui ma nüüd saan ise neid õppida, et kuidas siis ikkagi sellises kiires elutempos neid kasulikke harjumusi endale tekitada, et mis see nipp on? No mina arvan, et kuna ma olen ju erialat ja põhitöö on ju meeskondade sasipundarte lahti harutamine, on ju, et me alati
ongi siuke muutuste juhtimine, siis mis me teeme, kõigepealt me võtame suure tahvli ja me paneme kõik asjad, mida me tegema peame, paneme seina peale, kirjutame välja suurelt. See asi, lasteaed, kool, trennid, seal siit 2 ettevõtet, ülikooli õpetamine, need asjad. Naine nagu ka natukene, on ju, et nagu niisugust nagu naiste värki tahaks ka ajada, on ju. Ja nagu neid asju ongi nii palju ja tegelikult, kui me saame selle süsteemi nagu valatud seina peale ja me hakkame nagu vaatama, et tegelikult on aega, on väga palju. Kuhu kaob aeg? Aeg kaob pseudomõtete peale, aeg kaob iseenda süüdistamise peale, et ma seda kõike ei jõua. Sa alustad sellest, mul ei ole aega. Mul ei ole aega. Aeg kaob teiste süüdistamise peale, sest ennast ei taha süüdistada. Ja siis lähete veel abikaasaga tülli ka, sellepärast, et nii kiire on ja stressoreid on nii palju. Ja siis kaob aeg ka selle peale, et siis te hakkate omavahel mingeid asju lahendama, mida tegelikult ei olnud. Et tegelikult see aja planeerimise nipid, neid on nagu nii palju, et alusta kas või to-do listide ära hävitamisega. Ära tee endale to-do liste, tee endale näiteks buy listid. Kui sul on 8 top tegevust päevas, mis sa pead 8 asja ära tegema, kui sul on need asjad tehtud, sa saad edu elamuse, sa saad topeltkoguse dopamiini õhtuks, sa saad tegutsemishormooni ja sa võid õhtuni välja panna. Sa ei ole tühjaks tõmmatud. Ehk siis, et nagu vaata, planeeri oma tööaega kõigepealt hästi oluliselt ja söögi tegemisega on täpselt samamoodi, et neid kavalaid kokkamisi on ju igasuguseid, et mina teen ka igasuguseid mingid supipõhjasi ja mahlajäätisid ja asju teengi pühapäeviti pool päeva, aga mul ongi podcastid kõrvas, ma teen etekad asjad ära ja ma tegelikult teen toidu väga kiiresti valmis, samal ajal kui lapsed tulevad koju, vahetavad riided ära, õpivad ära, teavad, mis kell on õhtusöök, ma nagu ei kuluta aega selgitamisele. Sest lapsevanema põhiaeg läheb, tule siia, pane riidesse, mine pesa hambad ära, tee ära. Meil on nagu hästi tugevalt uste peal graafikud. Lugemise aeg, see aeg. See tundub nagu siuke kindralisüsteem, on ju. Aga tead, see toimib nii stressivabalt, et kui on selline nagu molutamise aeg, siis keegi ei tunne ennast, oota, kas ta tuleb nüüd ja ütleb, et ma pean nüüd midagi tegema, sest tegelikult me keerame jälle lapsed pekki sellega. Et nad loevad või teevad mingit, mängivad ja siis lapsevanem arvab, et ta võib minna peale lennata. Ta vai korista oma tuba ära. Ja siis me tahame nagu eeldama, et meil kasvavad nagu vaimselt stabiilsed lapsed. On ju. Või siis see, et nemad meid ei segaks, on ju, kui me nagu, kui nagu meie seda aega vajame. Et mul on meeskondades on alati see muretsemise pooltund, soovitan juhtidele, et võtke endale pitchimise pooltund, et alati, kui kellel midagi häda on, tuleb oma kaebustega sinu juurde selle poole tunni jooksul, aga ka 3 lahendusega. Laste puhul toimib ka väga hästi. Sulle ei meeldi, et me nii teeme, räägi mulle siis 3 varianti, on ju. Et tegelikult neid nippe on ikkagi omajagu. Süsteemid on olulised. No mulle väga meeldis see, no eks ongi inimesed on nagu, kellele meeldib see visuaal rohkem, on ju, kes on siis auditiiv, eks ju, suudab nagu, ma ei tea, võib-olla paned endale mingi, ma ei tea, salvestad, mina nagu aeg-ajalt salvestan endale mingeid asju siis, kui näiteks mul on salvestatud mingi minutiline selline motivatsioonikõne, et kui mul ikka väga kehv on ikka olla, siis ma võtan, et see on seesama, kus ma täna hommikut alustasin. Tere hommikust, maailm! See on see teed iseendale, vaata, et sa teedki siis, kui on väga hea olla 5 minutit voice memodesse, siis kui sa ikka täitsa maas oled, siis paned klapid kõrva ja siis Tony Robbins, who? Just, et sa oled imeline. Minul, ma kirjutan ka raamatut praegu, on siin paari kuuga plaanis käsikiri valmis kirjutada ja mul on täpselt seesama see aja, seal on ka fookuses on see aja leidmine ja tegelikult ongi see, et aeg on meil kõigil 24 tundi ja see on nagu maailmas on see kõige võrdsem asi, mis üldse olla saab. No absoluutselt kõigil. Raha trükitakse juurde. Just, aga see õnne on, kellel on rohkem, kellel vähem, aga vot just seda aega on kõigil ühepalju ja tegelikult seal on mul ikkagi väga suur hulk toodud välja asju, mis tegelikult röövivad meie aega ja me ise ei märkagi. Nii et nad ei röövi, me ise anname selle aja. No just, jah, täpselt, meie ise ju anname talle selle aja. See ongi hästi naljakas, et väga palju kasutatakse. Tema võtab, tema teeb, tema röövib, see võtab, see ütleb, see. Tegelikult ma istun siin, on ju, et mina ju ise annan oma aja ära, on ju.
Ja see on väga hea point, et vaata sellepärast mulle meeldib ka kogu seda, kõik siin küsivad, issa, kuidas sa ikka jõuad ja asjad, no kuule, mul on siin käsikirja kirjutamine poolel, et mul on siin ideid vaja. No väga hästi. Ja kuule, aitäh sulle, et me oleme no nagu vaata, ütlesin, et tegin seekord pikemad intervjuud ja ikka on tund aega 5 minutit läbi. No, väga lahe. Võtame mõned küsimused ka ette, et väga tore, et olete siin küsinud, et 3 tükki on praegu olemas, võite veel, võib-olla kui mahub, siis jõuate veel paar tükki äkki panna, aga Reina küsib, sinu tööraamat Mina pildi restart, kas seda on võimalik ka ise läbi teha ostes raamatu või peab seda ikkagi keegi mentor, koolitaja nagu läbi viima? Räägime siis, sa võid siin reklaamiminutit palun. See hakkab otsa saama jälle, nii et. No, ei, see ongi täpselt nii kirjutatud, et seda saabki ise läbi viia ja see on niimoodi kokku kirjutatud, et mul oli VIP uudiskirjas oli 1500 inimest, kes siis koos minuga tegid seda kaasa ja siin on täpselt, on siis nagu, ta on täpselt nii välja aretatud, et siin ei ole mingisugust jama, et sa ära eksiks kuskile, et siin teed ära oma harjutused, vaatad, kes sa siin oled ja oma otsused ja asjad, siis tulevad sisemised takistajad, et seda saab teha üksi, aga kui sul ei ole väga tugevat sellist tahtejõudu või su aju ikkagi kisub sind tagasi sealt südame küljest, et siis Kai Oja õpetab mul seda programmi edasi täna ja et tal just algas see programm, see on täis ja kindlasti mentoriga koos tulemus on tugevam. Ja mina teen individuaalselt ka niimoodi, et ma võtangi ühe inimese ja 3 kuud ja teeme selle läbi. Et sa saad ise ka teha seda täitsa vabalt. Võib-olla siis sõbrannaga koos, et kui nagu võib-olla hetkel ei ole alati nagu... on hea, kui keegi on kõrval, just. Aga ta ei ole otseselt, ei sõltu mingi mentori asjast, et kui sa ikka väga tahad, mida iganes sa tahad restartida, siis saad hakkama küll. Väga hea, aitäh sulle, loodan, et Reina sai vastuse. Külli küsib, et häid nippe nutimaailma kasutamise piiramisest siis puberteedi eas noortega. Ehk siis meil on väga hea kogemus, on ju 7–14 on meil kodus ja meil on siis kindlad nutiajad, et alati peale mingit füüsilist tööd niidavad muru või teevad mingisugust asja ja siis saavad 2 tundi oma tehnikaaega. Oleme ka viljelenud seda elu, kus oli stressi oli palju ja siis neil oli kogu aeg see tahvel käes ja see on ikka palju stressi rohkem kui see, et kindlad piirid ja meil on siis pandud siis ka need see Telia Safe'i kaudu ongi nagu see programm peale pandud, et ta saabki 2 tundi ja siis läheb kõik lukku. Aga kas te leppisite selle koos kokku? Jaa, või... koos. Et, sest ma mõtlengi just, et näiteks Gordoni perekoolis ka, et nagu õpetati seda samast, kus ma nagu nägingi, et puberteetidega just nagu lapsevanemad olidki nagu mures, et no jaa, ma ju ütlesin talle, et ainult tund aega, aga tegelikult see ongi see, et vanemad teevad ise. See on jälle see kommunikatsiooni, peresisese kommunikatsiooni küsimus, et mul ongi see poiss saab 14 kohe ja kui ma oleks lasknud tal kogu aeg teha, mis ta tahab, täna on see uhkeldamise uhke lapsevanem. Täna on juba noortekoondise kandidaat jalgpalliga ja tal on tulevik on väga selge, aga kui ma oleks lasknud mingil hetkel, ta ju hakkas valima. Tahan sõpradega mängida, ma ei taha trenni minna. Ehk siis tegelikult see ei ole see, mis ma ütlesin alguses, et lapsed peavad valima oma selle, mida nad teevad ja mis nende anne on. Et distsipliin tuleb ikkagi vanematelt. Aga mitte see, et ma käsutan ja ütlen, et pane ära need asjad, vaid ma selgitan. Plikale samamoodi, sa ei saa olla 4 tundi tehnikast, sul on silmad haiged, nii edasi, sul jääb maailm nägemata ja saab aru, et jälle tugev selgroog, kui me tahame neist inimesed kasvatada. Ehk et ikkagi ongi see sama, et mina ei suru oma seda arvamust peale, vaid me koos ikkagi ka juba väga väikeste lastega tegelikult. No mis sa siis arvad, mis sa siis teha tahad? Ei, see on vale küsimus. Ärme küsi, mis ta teha tahab, vaid ütleme, mis ta teeb. Just, aga ütleme, miks ta teeb seda. Ehk siis see sama asi, et meil ongi 2 tundi tehnika aega sellepärast, et ja sealt tulevad need põhjendused. Ja kui sul on mingid asjad tehtud, siis tuleb see tehnikaaeg. Et sellist asja, et mis sa teha tahaks, siis ta ju ütleb sulle, et ma tahan
10 tundi Okei. Grutoopiat no väga mängida. hea, väga hea, et täpsustasime seda. No super. Ma arvan nii, mina isiklikust kogemusest. Ja ega siis me ju kõik külalised, kes meil täna ongi, räägivad ju oma kogemustest, oma maailmapildist. Aga muidugi ongi see, et eks see vastutus langeb meile ka, et me peamegi neile pakkuma seda tähelepanu seal sees, me peamegi suunama neid natukene ka ühistegevustele võib-olla, et ei saa olla nii, et pane lihtsalt ära ja ise istud arvutis otsa või istud niimoodi, et oled nutitelefonis, pane ära. No, et see eeskuju on see, mis müüb, on ju. Need 5 kohalolu küsimust, ma ei tea, Tiim ka vist ei saanud seda kirja, et äkki sa korraks... see laste oma või? Just, ma arvan, et olid need. Maria, kas sa tõenäoliselt mõtled neid? Ma arvan küll. Ma arvan, et need olid need, et kui tuled koju ja siis küsid need 5 küsimust. No see kirjas. Kirjas, okei, super, me paneme chati need. Just. Et nii, et ja kes saab siis järgi vaadata, saab siis tegelikult natuke sinna algusesse kerida. Sest meil on siin veel Sandra ja Kristiina küsimused, mis tahavad küsimist, et Sandra küsib, et kas emotsioonid ei jää siis enda sisse lõksu, kui neid maha suruda? Kindlasti ei tohi maha suruda. See ongi see sama asi, et me peame väljendama, me peame nad välja saama. Et millal ma ütlesin, et peab maha suruma emotsiooni? Ma arvan, et sa ei olegi seda öelnud, vaid lihtsalt inimesel on tekkinud mingi selline. See ongi see sama teadliku muutuse kunsti pool on ju ka, et kui emotsioon tekib mingist olukorrast ja kui me nagu surume alla, siis see on otsetee, mis tähendab inglise keeles depression. Kindlasti ei tohi alla suruda, aga läbi selle teadliku mõtlemise ja selle analüüsi ja tegelikult elukerguse ka. Et kui korraks nagu peale vaadata, mitte nende segaste emotsioonidega, see viha ja hirm ja kõik need, mis loomadel loomalikult meil tekivad, et kui natukene teadlikult sellele asjale otsa vaadata, kas mul on mõtet rippuda selle emotsiooni küljes. Lähed poodi, keegi ütleb sulle, et issand, vaatame, kui sa täna välja näed, et sa oled nii õudne ja siis sa hakkadki rippuma ja sa hakkad oma elu kujundama vastavalt sellele, mis keegi ütles, aga tegelikult on see vabastamise kunst, on ju. Et mis see lause oli, on ju, et mul ei ole sind enam vaja, sa võid ära minna. Ehk siis me ei pea jääma üldse kinni nendesse tunnetesse. Et see oligi see sama, sa ütlesid ka enne ja minul on ka see info nagu olemas, et emotsioon kestab tegelikult ise ainult 10 sekundit. See, mis meie mõistus sinna juba juurde loob, on meie enda loodud ja mõeldavaid inimesed on aastakümneid vihased. Nad enam ei mäleta ammu seda algpõhjust või emotsiooni. Aga ei, nad just seda tunnet ongi, et kui nad tulevad nagu mentorlusse ka, ta räägib mulle midagi, mis juhtus 10 aastat tagasi ja ta ei räägi mulle seda lihtsalt nagu, et midagi, mis juhtus 10 aastat tagasi, vaid rusikad lauale, pisarad, asjad lendavad, siis sa vaatad, et kui kaua sa seda endaga kaasas oled kandnud ja siis tulevad siukse suure vaimse seljakotiga. Ja siis, kui juhtub midagi sarnast eluteel, on ju, keegi tuleb vastu jumala hea soovi, kes võtab selle vana vaimse telliskivi ja lajatab järgmisele, on ju. Et siin on tegelikult ja ära, kes see oli? Sandra oli see, Sandra, ära kanna emotsioon, ära suru alla, vabasta. Just. Ja viimase küsimuse on küsinud siis Kristiina. Ma tahaks nii teada, et miks just tülidega kaasneb solvamine? Solvamine või? No see on ikkagi seesama võitle või põgene, see on see stressireaktsioon, et kuidas mind kasvatatud on, kas ma hakkan vaikselt mossitama ja nutma või hakkan lihtsalt halvasti ütlema. Et see on ka tegelikult keskkonnast kaasa tulnud, et ja kuidas iganes me selle võidu saavutame, et see, kes solvab, see pigem siis on stress on siuke, et tema stressireaktsioon on võidelda ja siis lajatad ja siis ütled ja siis tekib see sõnasõda, ja tegelikult need sõnad ilmselt tekivadki sellepärast, miks sina täna lapsi kooli ei vii. Ja tegelikult me ütleme nagu nii tohutult halbu asju üksteisele ja siis need kunagi kuskilt paari aasta pärast tulevad välja. Aga mäletad, sa ütlesid mulle nii. Et see on jälle teadlik enesejuhtimine. Kui tülitsed, siis ole intelligentne ja ära tee liiga, mõtle ette, et solvamine kaasneb tülidega täpselt seni kaua, kuni meie ise solvame tülide käigus. Arvan ma. Et ikka jälle see, et peame ise endasse oma mätta otsast ikka. Ja siit ongi selles mõttes hea ju
kohe teeb Kerduga meil väikse kokkuvõtte sinu mõtetest ja väike sirutuspaus Kertu tänavaga. Et siis tegelikult ju Ants Rootslane, kes on meil siin stuudios juba olemas, ma silmanurgast nägin. Tere, Ants. Ja tegelikult Antsuga ju jõuamegi sinna palju sügavamale. Me lähme nüüd natuke seda minevikku sorkima, et siit kohe oli see hea nagu seos, et täpselt see, et meil on ju lapsepõlvest kaasa nagu oleme saanud mingid mustrid, kuidas me tülitseme, kuidas me lepime. Kati, suur aitäh sulle. Peaaegu 1,5 tundi on läinud nii kiiresti. Nii et mina väga tänan sind. Kerdu vist teeb meil selle kokkuvõtte, eks ju, et lisa chatti sinna mingid ägedad mõtted. Nii et mina südamest tänan sind ja Kati on pannud ka auhinnad välja. Chatis on kogu info olemas. Aitäh sulle, kallis kuulaja, ja väike sirutuspaus ja juba varsti on meil siis Ants siin. Aitäh! Aitäh, Kati. Mul on nii palju märkmed, et ma ei tea, kas ma selle 3 minutiga jõuan need kõik siin ette lugeda, aga kindlasti paneme me selle kohta info kas chatti või teeme kokkuvõtted, nii et kindlasti ei jää sul jõuab see info sinuni. Aga alustame siis algusest. Mis me teada saime? Mis on teadlik mõtteviis? See on see, kuidas sa ennast igapäevaselt juhid. Sellepärast, et stress tegelikult ei ole sulle kahjulik, kui sa oskad oma emotsioone teadlikult juhtida. Kas sa lased positiivsetel või negatiivsetel sündmustel enda üle võimust võtta? Ja Kati hea soovitus oli ka see, et vabandamiseks on vaja lihtsalt oma uhkus alla suruda. Ja sellega algust teha, sellepärast, et see ka omakorda suurendab sinu heaolu hormooni. Nii et kelle eest sa täna vabandad? Aga mul on siin veel rida igasuguseid häid nippe ja lapsevanematele häid soovitusi. Võib-olla siis alustamegi lapsevanemate soovitusest. Ja number 1 nendest on, et alusta 10 minutit varem. Ehk siis võta see 10 minutit hommikul ja ärka 10 minutit lapsest varem. Sellepärast, et kui sa hommikul juba ise oled närviline, siis sellega sa tekitad ka oma lapsele stressi. Nii et number 1, ärka 10 minutit varem. Number 2, vaimne garderoob. Jäi sul see hea soovitus meelde? See oli siis see nipp, et kui sa tuled töölt koju, siis selle asemel, et ainult riided vahetada, vaheta ka enda vaimne garderoob. Ja ta tõi igasuguseid häid ja huvitavaid näiteid, et näiteks kui sa lähed mehega kohtingule, siis tõmba selga kuningannakleit. Ja sellepärast, et see, millise vaimse garderoobi eseme sa endale selga paned, selline energia ka sinust peegeldub. Nii et number 2, vaimne garderoob. Number 3 oli 20 minutit jäägitud tähelepanu. Ja siin on nüüd see koht, kus mul sai kirja kõik 5 küsimust, mida Kati soovitas oma lapselt küsida, et kui ta jõuab koolist koju, siis selle asemel, et lihtsalt küsida, kuidas sul koolis läks, võta see 20 minutit ja pööra talle jäägitud tähelepanu ja küsi talt need 5 küsimust. Mis oli kõige ägedam? Mis oli kõige kurvem? Mis oli kõige naljakam? Mida sina kindlasti ei teeks? Ning viimasena, mis sa tahad, et homme juhtuks? 4. nipp lapsevanematele, selgita reegleid. Et enne kui sa kusagile hakkad külla minema, siis selgita lapsele, et kodus on meil sellised reeglid, aga külas on meil teistsugused reeglid. Sellepärast, et siis tal ei teki segadust, et miks ma kodus võin ühtemoodi käituda, aga näiteks tädi Anne juures ei tohi ma seda teha. Ja 5. hea soovitus oli
togulmäng, kui mul nüüd jäi see õigesti meelde, ma ei tea, Kati vist läks juba stuudiost ära, et ühesõnaga me otsime selle täpse nime ülesse. Oli jah, yes. Sai siis õigesti see välja öeldud. Mina ise ei ole sellest mängust veel teadlik, aga tekkis väga suur huvi. Nii et kindlasti lähen vaatan järgi. Aga enne veel, kui mul sai aeg otsa, ma ütlesin nii palju häid soovitusi, ma tahan välja kuulutada 2 võitjat nagu lubatud. Ehk siis number 1, Kati raamatud koos veebiloenguga võitis endale Laura Vaikmaa. Palju õnne! Ning tasuta järelkuulamise on võitnud Kristiina Jalakas. Palju õnne! Tere, armas inspiratsioonipäeval osaleja! Mina olen Pilatese treener Kertu Tänav ja mina hoolitsen täna selle eest, et lisaks vaimule saaks kenasti inspireeritud ja turgutatud ka sinu keha. Just sellepärast, et siis on aju ka natukene rohkem valmis uut infot vastu võtma ja seda talletama. Ja nüüd, nagu sa näed, ma olen jätnud siia endale selle tooli ka alles, millel ma äsja just pikalt istusin ja samamoodi sobib ka diivan, kui sa olid diivanil. See on suurepärane treeningvahend, nii et jäta ta siia enda juurde alles. Ole hea, alusta seistes paralleelsete jalgadega ja teeme mõnusa sisse-välja hingamise koos õlaringiga sisse ja välja ja jätka sisse ja välja, õlaring hinga sisse ja välja koos hingamisega. Aju vajab hapnikku, aga lihased vajavad ka 2 ja välja ja 1 ja välja, kätering hinga sisse ja mõnus suur kätering välja ja teeme 2 ja alla ja 1 ja vahetame suuna hinga sisse ja välja ja sisse ja välja 1 veel hinga sisse ja too käed siit enda ette ja tõmba niimoodi, et lükkad randme siia välja minu poole ja sõrmed taha ja ava käed ja sõrmed hästi taha ja randmed kokku ja võib-olla sa tunned väikest sellist mõnusat surinat, kui sa palju kasutad telefoni või arvutit, siis see väikene venitus siit kätele sobib ka väga hästi sulle ja sõrmedele ka ja hinga sisse ja välja 1 veel hinga sisse ja välja ja nüüd pööra näoga oma tooli poole ja siit seisa tooli põhja poole hinga, alusta peast ja rolli lüli haaval ennast kumeraks, nagu apelsinikoor tuleb apelsini küljest lahti ja pane käed siia tooli põhjale. Kõverda pisut põlved ja siit lükka saba tagant üles ja näita oma kikilipsu kohta hinga sisse ja tõmba kassiküür selga, tõmba alakõht, vaagna põhi, kõik vastu lüli sammast kokku ja kumerda. Veidi kiirem sisse, välja ja sisse ja välja, ehk siis nõgusus ja kumerus hakkavad vahelduma ja kumerda ja teeme siit veel 2 ja kumerda ja 1 veel ja kumerda ja proovi sirutada jalad ja tee seda sama, siruta hinga sisse ja kumerda hinga välja. Sirutades tunned võib-olla veidi riie tagakülje venitust, kui sa siit saba üles tõmbad ja kumerda ja teeme veel 2, siruta ja kumerda ja siruta ja kumerda, püsi, hoia. Nüüd kõverda mõlemad põlved, paneme jalad ka korraks liikuma. Tõmba parem põlv vastu nina, hoia naba vastu selgroogu, hästi tugev toonuses kõht ja nüüd sirutamise ajal lükka jalg taha pikaks ja kumerda tagasi ja siruta ja kumerda ja siruta ja kumerda ja teeme siit veel 2 ja kumerda ja 1
ja kuumerda. Lükka tugijalg sirgeks ja proovi samamoodi teha sirge tugijalaga. Veidi rohkem venitust siia tugijalale. Kuumerda. Jälle siruta, lükka rinnak eest üles. Ja kuumerda. Viimane kord hinga sisse. Ja hinga välja. Ja teeme jalavahetuse. Tõmba vasak põlv vastu nina. Hinga sisse, siruta. Ja hinga välja, kuumerda. Hinga sisse, siruta. Ja hinga välja, kuumerda. Siruta. Kuumerda. Jälle siruta. Ja kuumerda. Viimane kord kõverdatud tugijalaga. Ja siis tugijalg sirgeks ka. Hinga sisse, siruta. Kuumerda. Hoia kergelt laba vastu selgroogu kogu aeg. Ja kuumerda. Viimane kord hinga sisse. Ja hinga välja. Pane mõlemad jalad maha, pehmed põlved. Ja rulli lüli haavad. Nagu apelsinikuur läheb tagasi vastu apelsini. Justkui tagasi kerimine üles. Pikaks ja sirgeks. Nüüd läheb sul vaja oma toolileeni või diivaniserva, kumba sa kasutasid, ja keerad küljega tema poole ja toetad kergelt laba käes ja toolileenile. Kaugus võiks olla selline, et sa tunned, et kui sa kätt kõvedad, et sa saad selle küünarnuki peaaegu toolileeni peale panna. Nii, ja jäta siis vaba jalg siia külje peale, kergelt varbotsaga puudutama ja nüüd tõsta jalga ja veidi kalluta ennast kaasa. Ja sisse. Ja kogu aeg hinga. See on väga oluline nii sinu kehale kui sinu vaimule. Ja tagasi. Ja tagasi. Teeme 4 veel. Ja 4 tõsta ja pane tagasi. Ja 3. Ja tagasi. Ja 2. Ja tagasi 1 viimane. Ja 1. Ja tagasi. Võta külje sirutus siit. Painuta justkui üle selle tooli ja tule otseks. Teeme 2 veel. 2. Ja hinga kogu aeg. 1. Ja hinga kogu aeg. Ja nüüd mine uuesti sirutusse, hinga sisse. Tõsta teine jalg kõrgele üles ja proovi tõmmata põlv küünarnukk kokku. Tõmba ja siruta mõlemad kaugele üksteisest. Tõmba ja kaugele üksteisest. 4. 3 ja siruta. 2 ja siruta. 1 ja siruta ja tule otseks, võtame teise poole. Võid tõsta tooli teisele poole või minna ise teisele poole. Kumba sina eelistad? Nii, väikene puudutus siia ja kõigepealt me tegime lihtsalt jalatõste koos kerekallutusega. Lihtsalt jalatõste ja üles. Tõsta ja tagasi. Ja tõsta ja tagasi. Ja me teeme siit veel 4 ja tagasi. Ja 3 ja tagasi. Tee sina 2 veel, ma natuke niigutan. Ja viimane 1 ja tagasi. Külje sirutus, hinga. Ja sisse. Ja hinga. Ja sisse. Teeme veel 2. Ja hinga. Ja otseks 1 veel. Hinga. Ja otseks ja nüüd lähed sirutusse koos jalatõstega ja tõmbad põlve küünarnuki kokku. 4 ja pikaks. 3 ja pikaks. 2 ja pikaks. Ja 1 ja pikaks. Ja tule tagasi otseks. Võta nüüd oma tool vaikselt, ole valmis, su inspiratsioonipäev läheb ka kohe edasi, aga istu siia tooli servale ja suhteliselt siia tooli ette otsale ja jalad tugevalt avatud. Ja hakka siit nõgusa seljaga liikuma alla ja kumera seljaga
tagasi üles. Ja jätka sina nõgusa seljaga alla ja mina keeran sulle külje, siis sa näed seda liikumist külje pealt ka. Ehk siis lähed siit nõgusa seljaga alla ja kumera seljaga tagasi üles. Ja jälle nõgusa seljaga alla ja tõesti tee see rinde eest lahti, tõmba abalud tagant kokku ja üles. Teeme ühe viimase. Alla ja üles ja püsi siin. Ja siis leiad juba mõnusa mugava istumisasendi, et inspiratsioonipäeva edasi vaadata ja kuulata. Kohtumiseni juba järgmise vahepausi ajal.